hakkab peale järjekordne Eesti sommelee, parima sommelee valik. Me korraldame seda ka iga aasta ja nii informatsioon on alati ilmunud, kes need paremad on. Ja see valik on see, et me ei vali mitte nüüd ainult, eks ole, ta on Eesti parim, kuid sellel, kes osutub võitjaks, temal on võimalus osaleda ja au ka esindada Eestit nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka maailma meistrivõistlustel. Ja me võime öelda, et seda meie paremad sommeleed on olnud Euroopa meistrivõistlustel juba 2002. aastast alates ja iga aasta või siis ka maailmameistrivõistlustel. Ja selleks, et ka seda taset kontrollida, et kas me tase on vastav nii-öelda rahvusvahelisele nii-öelda nivoole, siis oleme kutsunud omale žüriid juhtima Rootsi sommeleede presidendi Grant Klimpergi, sest teada on, rootslased on maailmas väga tugevad ja rootslastel on sommeleede maailmameister, on olnud Euroopa meistrid, nii et ma usungi, et see tänane võistluse nii-öelda organisatsioon ja tase ja hindamine on ka ikkagi maailma tasemel, nii et meie kandidaatidel on siin, tuleb parasjagu pingutada. Võistluste tase, ma loodan, saab olema kõrge. Kui me võrdleme nüüd rahvusvahelise tasemega, siis seal on veini teadmisi omandatud tunduvalt pikemat aega, ehk siis kõikvõimalik informatiivne ehk entsüklopeediline pagas on tunduvalt suurem. Aga samas on meile väga palju tehnilist know-how'd, et me oskame hästi dekanteerida, me oskame hästi serveerida. Võib-olla, mis meil vajaka jääb, on see, et me võiksime natukene rohkem tähelepanu pöörata kliendile ja olla paremad suhtlejad. Ehk osata paremini näidelda, sest ega see teater muud ega see restoran ju muud ei ole kui teater. Ma arvan, et võistlused kulgevad ka sellises väga reipas professionaalses vaimus ja Eesti võistlused, ma loodan, et Eesti võistluseid saab pidada ka maailmaklassi sarnasteks juba praegu, milles ka ei ole kahtlust, et ka meie oleme alustajad, kes siis alustasid Baltikumi võistlustega juba. Ja kuidas öelda, võistluste eesmärk on tõsta töötavate sommeleede professionaalsust. Ja seda näitab ka see, et Eesti võistlused ka juba teist aastat finaal toimub inglise keeles. Selle aastase Maasi võistluse poolt loomulikult on jälle tore see, et on nii vanu tegijaid kui ka uusi tegijaid. Ja ma ise sisimas loodaks, et mingi naine võidaks, aga naisi on täitsa mitu. Aga ma natuke kahtlustan, et liiga palju vanu kalu ehk siis poiste, kes iga aasta kohal on, et neil on raske nendega kanda pista. Kõik esikolmikut peab tänama väga hea töö eest. Võiks maha. Ja trofee Maasi 2009 võitja Kristel Marki. Aga hea võistluse tulemusena, ärme unusta ära ka mõlemat teist kohta. Aivar Vitter! Ja Kristjan Pääske! Lapsti, äkki. Mine endale töö.
seda tagasisidet, mis tuli pärast finaali, siis said aru, et Kristjan on nagu kõva konkurent olnud ja Aivar võib-olla ehk mitte niivõrd, aga tundus, et siiski mõlemad olid ühe tasemel. Et no tundsid neid kuklas hingamas, et ei olnud oma võidus üldse kindel nagu sellest üldse. Ja mul on ülimalt hea meel pime degustatsiooni üle, kus kanged alkoholid 100% läbi läksid, et see oli päris meeldiv. I was here 2 years ago, so I kind of knew what I expected, but I also expected Estonian Sommelier to have become a couple of steps better. But it's always very, very nice to see different countries' sommeliers competing. It's very interesting. Kolmas on, kus on võitnud, osalenud on alates 2001, 2002 on 7 aasta. I'm not very familiar with the Estonian Association, how many members or anything, I'm afraid, but the Swedish Association, when it comes to competitions, have had fantastic success. We also have the world champion, so of course it's a different thing, really. Vaat see ongi sulle võistluste üks tähtsamaid asju, et sul tuleb tagasisida sinu teadmistest, sinu oskustest. Sa näed iseennast laval, sa oskad ennast nagu pärast analüüsida. Et kui sa ei ole kunagi laval olnud, sa ei tea kunagi, kuidas sa käitud seal. Et see iga kord on kogemus ja lõpuks sa õpid hohjama seda rahvast, seda publikut, nendega suhtlema vabamalt ja neid paneme kaasa elama ja enda aksid tõstma sellega nagu.